Tere tulemast! Täna räägime millestki, mis on meie ümber kogu aeg, aga mida me peaaegu kunagi ei märka. See on õhk. Ja ma luban, et selle jutu lõpuks näete ta seda hoopis teise pilguga. See pole kaugeltki lihtsalt tühi ruum. Nii, alustame lihtsast küsimusest. Oled sa kunagi päriselt mõelnud, mis paneb tuule puhuma? See on ju nii tavaline asi, eks? Aga vastus peitub milleski väga põhilisemas. Okei, lähme siis asja kallale. Esimene suur pusletükk selle mõistatuse lahendamisel on, üllatus, õhuraskus. Jah, sa kuulsid õigesti, õhul on kaal. See polegi kaalutu. Ja mis veelgi olulisem, see kaal muutub koos temperatuuriga. Külm õhk on raskem kui soe õhk. See ongi see võti, mis aitab meil aru saada, kuidas ilm üldse tekib. Vaata seda pilti. Siin on see ilusti näha. Külmas õhus on molekulid, nagu inimesed külma ilmaga, hoiavad tihedalt kokku. See teebki selle õhu raskemaks, tihedamaks. Aga soojas õhus, seal on molekulidel palju rohkem energiat, nad siblivad ringi, lähevad laiali ja tulemus? Õhk on kergem ja hõredam. Ja just see tiheduse erinevus ongi õhurõhu taga. Mõtle sellele nii. See raske külm õhk vajub alla ja tekitab kõrgrõhkkonna. See ongi see, mis meile tavaliselt ilusa selge taeva toob. Samal ajal see kerge soe õhk tõuseb üles, tekitades madalrõhkkonna. Ja just sealt tulevadki pilved ja vihm. Nii, meil on nüüd kõrgrõhk ja madalrõhk. Aga kuidas see kõik meid tagasi tuuleni viib? Kuidas see liikumine tekib? See pilt näitab seda tsüklit ideaalselt. Kõik algab päikesest. Päikes soojendab maad, maapinna kohal olev õhk soojeneb, muutub kergeks ja tõuseb üles. Nii tekibki madal rõhuala. Aga seal kõrgel on külm. See õhk jahtub, muutub jälle raskeks ja tihedaks ning vajub kusagil mujal alla. Sinna tekib kõrgrõhuala. Ja siin ongi asja point. Loodusele ei meeli tühjad kohad ega tasakaalutus. Nii hakkabki õhk voolama sealt, kus seda on palju, kõrgrõhualalt, sinna, kus on vähem, madalrõhualale. Ja see liikumine, see ongi tuul. Nii lihtne see ongi. Uskumatu, eks? Nii võimas loodusjõud. Ja kõik saab alguse lihtsalt temperatuuri ja rõhu erinevustest. Nüüd me teame, kust tuul tuleb. Aga see on ainult pool lugu. Õhu tõeline jõud ei peitu ainult selle liikumises. See peitub ka selles, millest see koosned. Ja siin astub lavale hapnik. See on see gaas, mis on sõna otseses mõttes kütuseks nii elule kui ka tulele. Hapnikul on tegelikult 3 ülisuurt rolli meie maailmas. Esiteks, ilma selleta poleks tuld ehk põlemist. Teiseks, me ei saaks hingata. Ja kolmandaks, see vastutab ka lagunemise eest, mis on looduse ringkäigus ülioluline. Selleks, et näidata, kui oluline hapnik tule jaoks on, piisab ühest väga lihtsast katsest. Ma olen päris kindel, et paljud teist on seda kooli keemiatunnis teinud. Mäletate seda küünlaga katset? Tulemus on alati sama, leek kustub ära. Ja põhjus on imelihtne. Tuli on nagu elusolend, ta vajab hingamiseks hapnikku. Kui sa paned klaasi peale, kasutab leek kogu seal all oleva hapnikku ära ja lämbub. Okei, see oli lihtne. Aga mis siis saab, kui hapnikku on põlemiseks natuke, aga mitte piisavalt? Siis muutub asi väga-väga ohtlikuks. Mõtle näiteks tavalisele ahju kütmisele. Kui sa paned siibri liiga vara kinni, siis takistad sa hapniku juurdepääsu. Tuli küll hõõgub edasi, aga see on mitte täielik põlemine. Ja just siis tekib midagi palju salakavalamat kui suits, tekib nähtamatu tapja. Selle gaasi nimi on vingugaas ja selle teebki surmavaks just see, et ta on täiesti nähtamatu, lõhnatu ja maitsetu. Absoluutselt mitte miski ei reeda selle olemasolu. Sa ei saa arugi, et hingad mõrki sisse, enne kui on juba liiga hilja. Ja sümptomid on kohutavad petlikud. Peavalu, väsimus, iiveldus, kõlab nagu tavaline grippeks, just sellepärast ongi see nii ohtlik. Inimene tunneb ennast lihtsalt kehvasti, heidab pikali, et puhata ja ei ärkagi jääma ülesse. Seda seadet teavad ja tunnevad ilmselt kõik. See on suitsuandur. Selle töö on lihtne, kui on suitsu, siis hakkab karjuma. Aga see siin, see on vingugaasiandur. Ja see teeb hoopis teist tööd. See otsib õhust ainult ühte asja. Seda nähtamatut ja lõhnatut vingugaasi. Ja siit tulebki kõige olulisem asi, mida meeles pidada. Need ei ole üks ja sama asi. Suitsuandur ei tee vingugaasist väljagi ja vingugaasiandur ei reageeri suitsule. Need on 2 täiesti erinevat seadet ja ohutuse jaoks on sul vaja mõlemat. See on absoluutselt elutähtis.
Okei, aitab nüüd nendest hirmutavatest teemadest. Pöördume tagasi hapniku helgema poole juurde. Sest peale tule toitmise teeb see ju midagi veelgi tähtsamat. See hoiab meid elus. Vaata, siin on 2 head näidet. Ühel pool toimub lagunemine. See on looduse viis vana materjal uueks eluks ette valmistada. Ja see vajab hapnikku. Teisel pool näeme mägironijat, kes vajab ellujäämiseks lisahapnikku, sest seal kõrgel on õhk lihtsalt liiga hõre. Mõlemad protsessid sõltuvad täielikult hapnikust. Ja see viib meid tagasi millegi väga igapäevase juurde. Oled sa kunagi istunud pikalt kinnises umses toas ja tundnud, kuidas uni peale tikub ja pea paksuks läheb? See pole niisama tunne, see on reaalne füsioloogiline reaktsioon. Hapnikutase toas langeb ja süsihappegaasi tase tõuseb. Su keha annab sulle märku, et midagi on valesti. Lahendus on õnneks lihtne. Tee aken lahti. Nii et jah, õhk, see on nähtamatu, aga samas kujundab see meie ilma ja hoiab meid elus. Järgmine kord, kui sa tunned tuuleiili või hingad sügavalt sisse, siis mõtle korraks sellele. Mõtle sellele nähtamatule jõule. Ja see paneb küsima, millised teised nähtamatud jõud meie maailma veel iga päev kujundavad. Aitäh, et kaasa mõtlesi.